Simply the best, kuidas mängida saadet siis. Et selles saates on selline põhirütmifiguur, mida on kuulda sealt bassi ja trummiga. Ja seda saab nüüd panna vasakusse kätte. Et põhimõtteliselt pöial mängib kogu aeg neid kaheksandikke ja vasak ja siis see väike sõrm annab neid atakke. Kellel on väiksem käsi, võib siis seda sama asja mängida tegelikult ka ühe sõrmega, kuskilt pigem võib-olla siit madalast registrist. Et saab ka niimoodi. Ja siis ei ole muud, kui tuleb sinna need paremaga asjad juurde panna. Nüüd, kui see laul hakkab pihta, siis alguses seal võib olla akord või seal võib olla täielik vaikus. Ja siis tuleb nüüd käik. See võib-olla nõuab natukene harjutamist, et see vasakad paremalt kokku saada, aga parema käepartii tegelikult ei ole väga keeruline. F-tuur, siis C-noot liigub D-sse ja pärast võib mängida nagu A-moll, milles E-noot liigub F-i. Aga põhimõtteliselt on see kokku kogu aeg F-tuur. Nüüd, kui ta läks D-molli, siis mängisin sinna sellise, ütleme, natukese tühjema kõlaga akordi struktuuri, aga võib ka mitte mängida. Ja see sama struktuur sobib ka tegelikult selle bass-bassi peale, et enne oli siis meil D-bass, nüüd on bass-bass. Ja nii saigi esimene salm läbi. Nüüd teine salm põhimõtteliselt läheb samamoodi, ainult et peale seda bassi tuleb veel see C. Ja seal on, põhimõtteliselt on seal C-tuur, aga sellisel kuul see C-tuur võib-olla ei ole nagu päris sobilik sinna, et võib mängida näiteks sellise, mis põhimõtteliselt on siis nagu F-tuur sus4, kes teab, mis see on. Ja siis tuleb refrään. F-tuur, milles siis nüüd G liigub, F liigub G-sse ja siis peab selle F-tuur, milles see bass liigub F-i, A-sse. Ja nüüd originaalis oli tegelikult natukene teistsugune rütmika. Aga jah, et mina mängisin natuke teistmoodi. Nüüd läheb D-molli. D-moll, F liigub G-sse ja siis bass liigub A-sse. Ja kui läheb C-sse. Et seda samuti originaalis ei olnud, aga klaverimängina mul on kujunenud selline käik sinna ja tegelikult see on üks kitarrikäik veel. Aga need kitarrikäigud nüüd klaveri peal võib-olla ei toimi päris nii, nagu nad seal päris pillidega toimivad bändis. Ehk siis mängin refrääni veel. Nüüd koordinatsioonist. Natukene vajab harjutamist selle käigu algus, kuna need sünkoobid ei lähe vasaku käega täpselt kokku. See osa on juba lihtsam, kuna siin on vasaku käe väikse sõrme ja selle parema käe sünkoobid on koos, aga nüüd alguses ei oleks see. Ja siis meil tuleb rõhutada niimoodi. 1, 2, 3 ja nüüd vasaku käe väike sõrm. Kui sellega juba saab hakkama, siis edasi on palju lihtsam.
nii see lugu läheb pikemalt edasi, seal on ka veel see vaheosa, kus oli siis selline bestuur. Ja klaverimängijale sobib näiteks mingi selline saatefiguur. Ja kui tuli bestuur, G-tuuri. Ja nüüd on G-tuuris see refrään seal mitu korda, enne on veel kitarrisoolo ja ega siin muud ei olegi. Samamoodi paremas käes, eks. Sedasama asja kordab siis kuni päris lõpuni välja.